Milline on sinu hinge päris olemus, kui sul on tõusumärk neitsis? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Neitsi tõusumärk peidab endas sellist hinge, kes on väga kaua püüdnud olla täiuslik. See on selline hing, kes kardab kaost, ta kardab eksida, ta kardab seda osa, mis puudutab inimeseks päris olemist, ehk ka seda osa, mida ta ei suuda kontrollida. Intuitiivse astroloogia järgi kannab neitsi tõus sageli sellist kogemust, kus inimene on õppinud ellu jääma läbi kontrolli, korra, puhtuse, mingi kohusetunde ja ka läbi pideva enese jälgimise. Ja see hing tahab olla korrektne, õige, kasulik ja selline ta tõenäoliselt paistab ka välja. Kuid selle all peidab endas siis selline väga suur sisemine pinge. Ehk neitsi tõusumärgiga inimene kardab midagi ebapuhast, midagi, mis on kontrollimatu. Ta kardab inimlikkust ja seetõttu võib inimene hakata enda ümber ehitama sellist müüri. Ta filtreerib inimesi, olukordasid, ta filtreerib isegi tundeid ja jälgib iseennast. Ehk ta püüab oma elust kõrvaldada siis kõik selle, mis on kaootiline, kontrollimatu, liiga emotsionaalne, liiga räpane, liiga ettearvamatu. Ja selle hinge varjupool ei seisne nüüd ainult kriitilisuses teiste suhtes, vaid ka kriitilisuses enda suhtes. Ehk neitsi tõusuga inimene elab sellise tundega, et ma pean olema parem, ma pean tegema kõik õigesti ja ma ei tohi eksida. Ja kui midagi läheb nüüd valesti, siis see hing hakkab ennast süüdistama. Ehk seal peidab endas sisimas väga suur, sügav süütunne. Ja isegi siis, kui inimene ei ole mitte midagi valesti teinud, hakkab see inimene ikkagi üle mõtlema, ennast pidevalt analüüsima, ta kardab kriitikat ja püüab elu kontrollida nii palju, et kaob ära selline elu loomulik vool. Väliselt tundub see inimene selline rahulik ja vaoshoitud, kuid sees on üsna tugev ärevus, kartlikkus, väga palju erinevaid hirmusid. Sest ta tunneb, et kui ta hetkekski kontrolli kaotab, siis kukub ta elu kõik kokku. Ja sageli selline inimene püüab elus vältida ka nii-öelda hõõrdumist maailmaga. Ehk ta kohandub, ta jälgib ennast, ta mõtleb ette, analüüsib igat detaili. Ja seda kõike nii palju, et ta lõpetab päriselt elamise. Ehk siis neitsi tõusumärk kannab endas sellist pidevat valmisolekut, nagu midagi võiks kohe-kohe valesti minna. Ehk ta tahab öelda alati need õiged sõnad, käituda õigesti, mitte kedagi häirida, mitte teha vigu. Ja siis ühel hetkel tekibki siis see küsimus, et ma olen nii palju pingutanud, aga kus on siis see rõõm? Või miks see elu tundub nii raske? Ja ta hakkab võib-olla tasapisi taipama, et elu on kaootiline, elu ei ole võimalik kontrollida. Sest see hing hoiab eemale kõigest sellest, mis on räpane, kaootiline, ettearvamatu, aga just elu ise ongi kaootiline. Sellel hingel puudub justkui elu sees. Ja
Neitsi tõusumärgiga inimene võib karta eksimist nii palju, et ta tõesti ei julge avaneda elule. Ehk tekib nagu selline halvatus läbi sellise liigse analüüsi, ülemõtlemise. Kuid selle hinge tervenemine hakkab sellest hetkest, kui inimene ei püüa enam olla täiuslik, kui ta lubab endal olla päris. Ja neitsi kõrgem potentsiaal ei ole selline külm, kalkuleeritud kontroll, pidev parandamine, täiuslikkus, vaid teadlikkus ja tõeline teenimine südamest. Kui nüüd neitsi tõusumärgiga inimene lõpetab enda pideva jälgimise ja teiste jälgimise ja kritiseerimise ja analüüsimise, siis võib temast saada väga tark teejuht, tervendaja ehk keegi, kes aitab inimestel maailma korrastada ilma hirmu ja kontrollita. Sest neitsi tegelik jõud ei ole täiuslikkus, vaid julgus olla inimene ehk inimlikkus. Sellised mõtted sulle neitsi tõusumärgist. Kui video meeldis, pane like, telli kanal. Olen sulle tänulik ja näeme juba järgmises videos.